Kätte on jõudnud meil Augustfesti nädal. Laupäeval on põhipäev, by the way, on Augustfestil 30 august. Pühapäev on siuke chill, rohkem chillin päev. Aga see ei ole see, millest ma tahtsin rääkida. Me siin internetis, sotsiaalmeedias tihtipeale üritame tunduda siukesed suhteliselt targad. Viskame mingeid tähised E38, kaksikV 210, C7 RS6 või ma ei tea, S63 B44D0. Tark vend nagu. Viskab mingeid tähiseid. Aga ega me nii targad ei olegi ja meil kõigil on sellised piinlikke lugusid või vähemalt ma loodan, et meil kõigil on, et ma ei ole ainukene. Siis kunagi oli meil üks Honda Accord. See oli kuskil 2000 alguses, see oli 90 Accord. Tal oli igasugused ägedad tähised seal taga. LIX, ma ei tea, 42VS. Ja see 42VS ongi just see punkt. Ja mina arvasin, et see 42VS tähendab nelikvedu. Igal pool, kus sai käidud, talve see auto ei näinud, aga igal pool, kus sai käidud, neli vedu. Kõik uskusid ka, keegi ei korrigeerinud. Teised autoinimesed, tollel ajal ei olnud võib-olla need teadmised nii suured. Ja nii see läks. Ja ega sellest autost väga palju tihti juttu ei tulnud. Kuni eelmine aasta oli meil mingisugune live, autokuulutus live, mis hakkab muideks 7. septembril uuesti käima nii YouTube'is, vaatame, kas me mirrordame seda siia TikTok'i või mitte. Ja tuli juttu Hondadest ja keegi küsis, et mis Hondasid sul elus on olnud, siis Civic tuli kohe meelde ja siis tuli see Accord meelde ja ütlesin ka, et nelikvedu. Ja stuudio läks siin vaikseks ja chat läks vaikseks ja kõik hakkas klõbin käima. Inimesed hakkasid guugeldama. Et kuule, et nelikvedu Accordeid ju Euroopa turul pole olemas. Mis tuli paremapoolse rooliga sul? Mis välja tuli, et see 42VS ei tähenda nelikrattavedu, nagu 4VD või võib-olla AVD, vaid on 4 ratta pööramine. Aga ma mõtlesin selle peale, et kuskil 20-25 aastat ma ei korrigeerinud ise ennast ja mitte keegi mind ei korrigeerinud. Et kuule, sellist asja ei ole olemas. Ja mulle teeb see nalja niimoodi tagant järgi, aga ma mõtlen, et huvitav, et mis on teistel inimestel see story või see auto, mille kohta nad arvasid, et nad teavad või mootor või asi. Aga tegelikult 10 aastat hiljem tuli välja, et